Tšauka, tere tulemast tagasi! Või kui sa oled siin kanalil uus, siis tere, minu nimi on Anni. Tänane video on pühendatud ühele ägedale tootele ja selleks tooteks on The Ordinary ripsme- ja kulmuseerum. Olen siis seda ripsme- kulmuseerumit kasutanud viimased 2 kuud. Ma alustasingi umbes juuli alguses ja nüüd on kätte jõudnud septembri algus, 60 päeva umbes on möödunud ja mul on teile jagada oma kogemust ja oma tulemusi. Nii, võtame kõige alustuseks tavalise tutvustuse. Millega on tegu? Siis tegemist on Kanada brändiga. Nad on keskendunud siis toimeainepõhisele nahahooldusele ja neil on suurepärane hinnaklass. Nad on vegan, julmusevabad. Kõik nende tooted on värvainete vabad, lõhnaainete vabad. Ütleme, et nad on väga lihtsad, jamadest ainetest puhtad ja ilumaailmas väga, soojalt vastu võetud. See ripsmeseerum on siis üks nende uuematest toodetest. Panen sulle ka ripsmeseerumi lingi video alla. Täisnimi sellel ripsmeseerumil on multipeptiididega ripsme- ja kulmuseerum. Teda tuleb pakendis 5 milliliitrit ja tema hinnaks on 15 eurot ja 10 senti. Näitan sulle ka selle aplikaatorit. Ta on sellise mõnusa, väikese sellise harjakesega ja ausalt öeldes oli selle kasutamine väga mugav. Et minu jaoks ta kandis seda ripsme- ja kulmuseerumit minu ripsmetesse ja kulmudesse väga hea koguse korraga. Ma siiamaani kasutan ka seda trikki, et ma justkui natukene pühin selle toote nii-öelda siis natukene siia pudelisse ära, et see aplikaator ei tilguks liiga. Et seda toodet ei lähe üldse vaja palju peale kandes, selline pigem õrnem joon ripsme juurele ja kulmu juurele ja sellest täitsa piisab. Nüüd ma olen teda 2 kuud kasutanud, selles on 5 milliliitrit algupäraselt, aga ma endiselt kuulen, et ta loksub siin sees. Järelikult on mul siin, ma arvan, 2 kuud, kui mitte rohkem veel kasutada. Avatuna säilib, vaatame kohe, 6 kuud, nii et ma arvan, et äkki sellest jagubki 6 kuuks. Ma jätkan selle kasutamist ja kindlasti annan märku siis tühjade pakendite videos, kui kiiresti ma siis sellega täiesti viimase tilgani jõudsin. Nii et varsti kuulete ka sellest, aga sinna läheb, ma arvan, hea mitu kuud veel aega. Ja nagu ma mainisin, siis tema nimetuses multipeptiididega. Ta tõesti sisaldab endas 4 sellist peptiidide kompleksi. Peptiidi toimeainena nahahoolduses on nahale sellised hooldavad, nad on naha niiskustaset parandavad. Ja ütleme, nahale kantuna on peptiidid sellised vananemisvastase toimega. Aga ripsmetele ja kulmudele mõelduna on need peptiidid selles seerumis just ütleme selliseks ripsmete ja kulmude toitmiseks, nende tõesti selliseks hoolduseks mõeldud. Ja lisaks nendele peptiididele on selles seerumis ka teisi siis aktiivaineid, mis on sellised naturaalsed ekstraktid, mis peaks siis niisamuti aitama siis ripsmeid ja kulme tõesti hooldada, poputada kõige paremas mõttes. Mina kasutasingi seda seerumit siis igal hommikul, igal õhtul, sellise kerge kihina oma ripsme juurel ja kulmudes. Ma olen aus, kindlasti selle 2 kuu jooksul mul oli päevi siia-sinna võib-olla paar tükki, no 3-4 äkki, kus ma teda ei kasutanud. Ja mõndadel päevadel kasutasin ainult korra päevas. Nii et selles mõttes, et ma proovisin olla niivõrd järjepidev, kui ma suudan, aga pean ütlema tõesti, et jäi kindlasti ka paar päeva vahele. Täiesti aus ülestunnistus. Ja millal ma täpselt teda kasutasin? Ripsmeseerumit on hea panna siis, kui sa oled nahale kandnud ära kõik oma seerumid ja panna siis see ripsme- ja kulmuseerum enne näokreemi ja SPF-i. Sest ta tõesti ei suuda läbi tungida SPF-ist ja näokreemist, sest et ta on niivõrd vesine, et ta on seerum ikkagi. Nii et kasuta kindlasti enne näokreemi ja SPF-i. Ja lase tal tõesti võib-olla selline 10-15 sekundit nahka imenduda. Enne kui ma lähen enda kogemuse juurde ja enne veel seda, kui ma näitan teile oma pilte ja oma tulemusi,
tahan ma korra rääkida ripsmeseerumitest üleüldiselt ja miks see The Ordinary ripsmeseerum on nüüd hoopis teistsugune, kui tavalised sellised üldtuntud ripsmeseerumid on. Ripsmeseerumid on tõesti juba aastaid väga populaarsed ja üks toimeaine, mida ripsmeseerumid sisaldavad, kust see kõik alguse sai, on selline keeruline nimetus, selline keeruline toimeaine nagu pimatoprost. Ma panen sellega siia alla kirja. See on nüüd see toimeaine, mis karvadele või siis ripsmetele kulmudele lisatuna tekitab siis karvanääpsus sellise reaktsiooni, et ta jätab karva kasvufaasi pikemaks, kui ta muidu oleks. Ehk siis ta ärgitab tõesti 100% karvu rohkem kasvama, ehk siis karva kasvuperiood on pikem ja tänu sellele on ka ripsmete ja kulmude karvad pikemad. See on tegelikult mõjub ükskõik millisele kehakarvale sa paned. Mõjub ta täpselt niimoodi. Sellest toimeainest edasi tekitati igasuguseid erinevaid derivaate, mida siis hakati lisama ka ripsmeseerumitesse, et need ripsmeseerumid tõesti ripsmeid ka pikemaks kasvataksid. Ja need derivaadid on ühe suure nimetusena prostaglandin. See nüüd on see nimetus prostaglandin, mida sa tahad otsida, et kas sinu ripsmeseerum sisaldab või mitte. Kes on kuulnud ripsmeseerumite võimalikudest kõrvalmõjudest? Lisaks siis sellele ägedale tõesti ripsme ja kulmukarva kasvu soodustavale mõjule, siis tõesti seesama prostaglandini derivaadid tekitavad meie ripsmepiiril, meie silmades ka päris mitmeid kõrvalmõjusid. Ja ma tahtsin siin juures need lihtsalt ära mainida ja siis lõpuks tulla The Ordinary juurde, et kas The Ordinary sisaldab seda või mitte. Mida see prostaglandini derivaadid siis selles ripsmeseerumis teevad? Jah, ühest küljest on nad ägedad, sellepärast et nad tõesti stimuleerivad karvade kasvu ja see on teaduslikult tõestatud. Aga samal ajal peab ka rääkima sellest, et ta võib tekitada su silmades ja su ripsmepiiril probleeme. Alustuseks, seal võivad tekkida ärritused, sügelused, punetused. Su ripsmepiir võib minna hoopis tumedamaks, värvuda hoopis tumedamaks, ehk siis tekib hüperpigmentatsioon. Kui sa vaevled näiteks tumedate silmaaluste käes ja sa kasutad ripsmeseerumit, kus on see toimeaine sees, siis ütleme niimoodi, et võib-olla sul oleksid silmaalused vähem tumedad, kui sa seda ripsmeseerumit ei kasuta. Nii et kas sellised asjad on teinekord omavahel seotud, mida me võib-olla isegi ei tea, et nad on omavahel seotud. Mida see toimeaine võib veel teha? Tekitab erroreid sinu pisarakanalites, ehk siis võib järjepidevalt pikemal ajal kasutamisel tekitada inimestel kuiva silmasündroomi. Ehk siis su silmad ei saa enam enda nii-öelda niisutamisega hakkama ja ütleme niimoodi, et ka see ei ole väga mugav olukord. Ta võib sinu silmaiirise, sinu silma värvi ära muuta. Ehk siis see on juba märk sellest, et ta tekitab selliseid muutusi silmas, mis ei ole väga normaalsed. See on ikkagi märgatav muutus. Lisaks võib seal veel tekkida sellised põletikulised tsüstid, punnid, sellised tõesti kogumikud, kuni selleni välja, et su silmamunad ka võivad minna hästi põletikuliseks, punaseks. Nii et ütleme niimoodi, et kindlasti ei mõju need kõrvalmõjud kõigile 100% nii hullusti, nagu ma just siin kirjeldasin, aga ma arvan, et võib-olla on olemas ka tervislikumaid variante, kuidas oma kulmude ja ripsmete eest hoolitseda, et natukene võib-olla aidata neid, et nad oleksid tihedamad, tervislikumad ja võib-olla natukene pikemad. Ilma siis selliste muredeta, et sa peaksid mõtlema, et okei, kas mu silmad on põletikulised või mitte. Ehk siis võtame jutu kokku. The Ordinary ripsmeseerum ei sisalda seda toimeainet. Ta ei sisalda seda prostaglandinit ja tänu sellele ütleme, et ta ka ei reklaami ennast kui toode, mis sinu ripsmete ja kulmude kasvu pikkust just stimuleeriks. Ta nimetab ennast ikkagi ripsme ja kulmu hooldavaks tooteks, mille kasutamisel üheks positiivseks
Tundmuseks on olnud ka siis katsetajatel see, et nende kulmud ja ripsmed on läinud natukene tihedamaks, natukene pikemaks ja näevad üleüldiselt tervemad välja. Nii et selles mõttes The Ordinary ripsmeseerumit ma soovitan proovida. Siin ei ole ühtegi sellist toimainet sees, mille pärast sa peaksid oma silmade üle muretsema. Selles ripsmeseerumis on ka kõvasti rohkem toodet kui tavalistes ripsmeseerumites. Ma vaatasin, et osades ripsmeseerumites on 2 või 3 milliliitrit toodet. Siin on 5. Nii et jällegi jagub palju pikemaks ajaks. Ja räägime siis minu tulemustest. Sellest, kust ma alustasin 2 kuud tagasi ja nüüd, kuhu ma siis 2 kuu jooksul olen jõudnud. Ma ütlen ausalt, see on minu elu esimene ripsmeseerum, mida ma kasutan ja ma isegi ei osanud tast väga midagi oodata. Iga kord, kui ma teda enda silma ümbrusele siis panin ja kulmudesse panin, kasutasin teda ainult ülemisel ripsme siis juurel. Et allumistele ripsmetele ma teda ei lisanud. Siis ta ei tekitanud minus ühtegi ebamugavustunnet, ta ei tekitanud minus sellist hägu, udust silmavaadet või midagi sellist. Mu ripsmepiir ei olnud kuidagi ärritunud, ta ei kihelenud mitte midagi. Et selles mõttes ma ütlen, et minu silma siis ripsmepiirkond on olnud probleemivaba selle 2 kuu jooksul. Ja minu tundmused siis, mida ma olen tõesti tundnud, on näiteks see, et see ripsmeseerum tõesti veidikene minu kulmud tihedamaks teinud. Kui ma loodan, et ma saan siia näidata, siis 2-kuulise erinevuse piltide juures on näha, et mu kulmu algused siit silmade sisenurkades on läinud rohkem tihedamaks, on hakanud kasvama väikesed lisakarvad selliste põhikarvade vahele ja üleüldiselt kulmukarvad justkui on natukene rohkem iseenesest. Ma ei ole neid selles pildil nagu üles harjanud ega midagi, aga neil on oma suund. Nad ei ole nii sassis või sellised kuidagi laiali, vaid nad tõesti on kuidagi asetsevad loogiliselt. Tõesti, need muutused on pigem väiksed ja ma olen kindel, et need alles veel võivad avalduda. Ma jätkan selle seerumi kasutamist ja ma arvan, et kulmude osas ma olen juba praegu väga-väga rahul. Ripsmete puhul ma tunnen, et võib-olla on veidikene nad kasvanud. Ma ei olnud otseselt ja ma ei ole ka praegu niivõrd obsessiivne selles osas, et nad peaksid olema palju-palju pikemad. Et selle koha pealt ma väga ei muretse, et see on ka muidugi selliste seerumite puhul väga individuaalne see kasvamine ja kogu efekt. Aga mul on endiselt tunne, et nii mu ripsmekarvad kui mu kulmukarvad on sellised rohkem pehmemad, hooldatud. Nad ei ole nii kuidagi suvaliselt asetsevad, vaid nad kuidagi on otse rohkem või sellised tõesti oma karvakasvu suunas. Ripsmete olukorra osas saan öelda näiteks seda ka, et kui ma nüüd ripsmeid värvin, siis ma tõesti tunnen, et mu ripsmehari käib mu ripsmetest paremini läbi või kuidagi kõik on selline voolujoonalisem ja pehmem. Et midagi kindlasti see ripsmeseerum on teinud. Aga kulmude osas ma tunnen küll, et minu meelest on mu kulmud natukene tihedamaks läinud. Ja selle üle mul on tõesti hea meel. Sest et mul on alati tunne, et mu kulmude sisenurgad, siis nii-öelda kulmude algused, on natukene liiga hõredad. Nii et selle koha pealt ma olen väga-väga rõõmus juba praegu, pärast 2-kuulist kasutamist. Nii et tõesti, mina soovitan pigem, kui sa üldse tahad katsetada ripsme- ja kulmuseerumit, siis proovi The Ordinary oma. Ta ei sisalda väga selliseid ekstravagantseid toimaineid, mis võib-olla sinu silmadele teevad hoopis karuteene, tekitades sinna liigseid põletikke ja ebameeldivaid olukordi. Ta on superhea hinnaga, ta on vegan, ta on julmusevaba ja sellest jätkub päris pikaks ajaks. Ma arvan, et vähemalt 4-5 kuuks kindlasti. Kes tõesti tunneb huvi, siis The Ordinary ripsme- ja kulmuseerum on väärt proovimist. Oled sina ripsmeseerumeid kasutanud? Anna mulle märku all kommentaarides, kuidas sinule on need mõjunud ja kas sa oled juba jõudnud ka The Ordinary oma proovida. Aitäh sulle täna vaatamast, ma loodan, et sulle tänane video meeldis. Me kohtume juba varsti järgmises videos. Tšauka! Miau!